Tere, Jess! Tere, rahvas! Tere. Mul on klassikaline grillliha ja siin on järjekordselt see uus põnev see Butler. Nii. See, mis on nagu juturaamat, kus on igal pool igasugust informatsiooni, et kuda küpsetada, miks küpsetada, mida enne küpsetamist vaja teha. Nii. Piktogrammid jälle. See oli see välismaa sõna, et näiteks, et grilli peal 15-20 minutit, panni peal 15-20 minti, ahjus 40 minti, barbecue ahjus 50 minutit. Ja siis on veel see... No kõik te loete sealt pealt pärast ise. Siis on see lipumärk ka veel. See on see, mis Toiduliidul mingi see, et on eestimaine liha. See on kusjuures väga oluline, et tõepoolest, et sinimustvalge ümmargune märk annab teada, et tegemist on Eesti lihaga. Võtan selle lihale panniga panni peal värvi peale. Ja siis ma... Sul ongi kolm? No sul on ka kolm, jah? Jaa, okei. Ja siis ma keeran ta lehtaigna sisse. Ja enne seda ma veel lasen, et peedilehed lasen korra kuumalt pannilt üle. Nagu spinati asemel, siis panen peedilehed see peale ja siis keeran veel lehtaignasse ja ahju. See on nagu Wellingtoni moodi natukene. Teen jõle vale Wellingtoni. Mis mõttes jõle? Ma arvan, et see tuleb mingi puhas kuld. Ei, no puhas kuld kindlasti, aga Wellington ta ei ole. Jaa, okei. Selge. Aga minu toode täna on siis maitselt mahegrilliha, mida ma juba oma rõdu peal olen proovinud ja tõepoolest oli maitselt mahe. Aga täpselt samamoodi on siin ka märk peal, sinimustvalge, mis tähendab siis, et tegemist kodumaise lihaga. Ja 3 hästi kena. Ja loomulikult see, et tootja on ju Max & Moritz. No selles ei ole kahtlustki. Milles küsimus on? Just. Aga sinna kõrvale, et ma valmistan sellise sooja kartuli salati, kuhu ma maitseks panen natukene vürtsiks jalapeenot, eks ole. Siis on mul siin marineeritud selleri juurt ja loomulikult... Grillitud paprika. Täpselt, mõned kapparid. Ja mõned kapparid. Ja täpselt nii ongi. Aga mis seal muud? Hakkame pihta. Hakkame pihta. Jah. Ja nüüd siis pliier. No nii, ja nüüd lihtsalt siis lihale panil värv peale. Ja siis kuna Wellingtonile, nii-öelda Wellingtonile käib siis, seal on vist oli spinat veel peale, aga siis me paneme need noored peedilehed. Ja selleks kuumutame nad siin õlis lihtsalt kiirelt läbi. Ma vahetan pooled ära. Spinat ja seened oli vist? Ega juba ongi kõik. Pann on tuline ja... Spinat salat on vaata nii mõnusat, et siia veel natukene siru ei vahta ja kohe otsa võiks hakata rööma. Jah. Nii. Ja lihaga teine pool. Annab see mulle, on sul siduline mahla käe pärast? Ei ole? Jaa, on. Sisse nüüd sisse, jah. Nii. Ja ega minu asi siin pliidi ääres hetkel lõppes, et nüüd on siis mul tuleb veel see taigna rullimine, siis on ahi ja kartuli praadimine. Ja väga vahva, kohe pääseb mina pliidi juurde. Ja täpselt nii. Noh, ja millega sa nüüd rahvast hirmutad? Et ma lasin need kirstomatid, vaata, et nüüd on mõnusad pehmed. Et siit, kes neid nahkasid otkane pelgab, võib need naad ära võtta. Siis on mul siin keedetud kartulitükid. Need lähevad siia juurde. Otsi. Tomat, kartul. Üks suguvõsa. Superkuld. Eks ole. Ja siis samal ajal siia kõrvale ma lasin sidrunimahla. Siis läheb siia jalapeeno. Tükeldatud jalapeeno,
annab mõnusa niisuguse väikse särtsu, eks ole, sinna salatisse. Kapparimarjad. Veel suurem särts. Just, seller. Ja loomulikult rööstitud paprika. Ja nüüd, eks ole, siia juurde just nimelt kuumad kartulid. Pane oliivõli ka veel, sip, soola, pipart. Ja laseme kartulitele siin samas selles kastmes mõnusalt jahtuda. Ja loomulikult kartulitega suurepärane abielu, maitsete parim kooslus, pune, eks ole ju? On, eks? Pune. Las ta natukene tõmbab, siis paneme soola, paneme pipart, grillime liha ära. Las ta natukene tõmbab, siis nad abielluvad. Ei, nad abielluvad enne, mis siis tõmbab. Jah. Nii. Kõik. No nii, pann kuum, oli särtsu ja ei muud kui lihapanile. Vau. Võtame siit värvi, võtame sealt värvi, sellepärast, et seakall küpseb väga suurepäraselt ja nii kiiresti. Et ma pärast paned ahju ka veel? Ma arvan, et ei pane. Okay. Ma usun, et kui me laseme tal rahulikult hingata, võtame panni pealt ära ja paneme näiteks fooliumi alla sinna sama lõikelava või taldriku peale, eks ole, laseme 5 minutit seista, sellest täiesti piisab, ta küpseb nii ilusti läbi. On ju? Kui me räägime grillist, siis täpselt samad head vanad reeglid. Grill olgu kuum, liha tõstke ennem välja, laske tal natukene külmkapi temperatuurist soojemaks minna ja siis kuumale restile. Siin on siis panni peal see värv peale võetud liha. Panin ta nüüd veel korra siia köögipaberi peale, et rasv vedelik läheks imenduks siia. Ja siis on mul need peedilehed. Nüüd paneme siia liha peale mõnusalt. Ja siis valistame taigna. Mul on nüüd võetud tavaline pärmileht taigen. Just nii. Mõtleme. Nii. Ja keeramegi siia kokku. Sälgud. Küpseb ennast niimoodi lahedalt lahti. Paneme ahjuplaadile. Värime pealt veel munaga. Jääb mõnusalt pruunima. Ja nüüd panen siia kõrvale veel ka kartulid ja tomati. Natukene õli ja ahju, nii kaua kui taigen on pruun ja ära küpsend. Ja läheb ahju. Nii. Ja minu piruk on nüüd siin väljas, tuleb. Uhke ju. Joo. Niimoodi. Minu soe salat on ka seal põhjas kenasti valmis. Nüüd ma lõikan selle suurepärase grillliha piirudeks. Kuna salat iseenesest tuli suhteliselt selline happeline, et seal oli tugevalt tunda
jalapeenot. Seal oli tunda sidrunimahla, kapparite sellist marinaadi. Siis natukene aitame seda maitset teriyaki kastmega, mis on mõnus magus. Ja roseepipar sobib ka suurepäraselt siia. Ma olen valmis. Kuidas sul? No mul veel liha panna ja kaste ja siis on olemas. Kodus teete, siis võite panna alla küpsetuspaberi. Väga ilus. Väga ilus. No nii, teine pool jääb teisele. No nii, sõbrad, sellised olid siis meie tänased toidud. Mis seal muud, kui kohtume jälle, ma loodan, et nädala pärast, kui mitte varem. Täpselt nii. Eks nii. Ja lihideni. Lihideni. See on see, kes nüüd kogu selle jama meil nüüd kokku lõikab. Usu mind, ennast lõikab ta sealt välja. Liha lõikab välja.